Tšau, ma olen Jasmin ja see on Ballsy Sneaker Beat. Used to say I don't know what's what. I made my own luck, yeah, I'm the shot caller. Minu muusikakarjäär algas kuskil 3 aastat tagasi, kui ma oma vennaga ja Kaspariga olime kuskil stuudios. Ma läksin lihtsalt niisama kaasa nendega ja nad näitasid mulle, kuidas salvestada Logicus ja vend mängis mingeid biite ja ma lihtsalt hakkasin katsetama. Siis ma paningi välja mingi 2 kuuga mingi 10 singlit. Lihtsalt lajatasin täiegast, et nii palju oli materjali ja nii kaua olin tahtnud vist teha seda. Eeskuju on kindlasti mu isa. Ma olin juba väiksest peale näinud seda energiat, mis ta oli niisama juba enda tavalises elus nagu toonud, mitte ainult laval. Ja kuidas ta ennast nagu hoidis kui artisti. See oli väga siuke inspireeriv, et lihtsalt olla nii cool kui tema laval eriti. Isa on kindlasti üks ja kindlasti mu vend ja igast artiste. Ma võtaks pigem igalt poolt eeskuju ja inspiratsiooni, ükskõik kust ma saan. Ma arvan, et edu muusikuna tähendab seda, et sa saad esineda, sa saad kirjutada, salvestada mussi nende inimestega, kes sind armastavad ja kes austavad sind ja keda sina austad ka. Lihtsalt see, et sa saad teha seda, mida sa oled kogu aeg tahtnud teha ja et sa iga esinemisega ja iga albumiga ja iga singliga areneksid edasi ja et sa ei jää ühte kohta seisma. Et ma arvan, et see teekond on see edu, mis iga artist võiks tahta ja loota. Ma olen väga visuaalne inimene ja ma olen väga edev inimene ja ma otseselt ei aru, et see on halb. Kuna edevus on minu jaoks mingisugune self-care vorm. Kui ma hommikul ärkan üles ja ma panen aega sellesse, et ma tahan ülilahe välja näha ja panna mingi ülilaheda fiti kokku, siis see tähendab, et ma veedan endaga aega ja et ma väärtustan enda välimust ja seega väärtustan enda mentaalsust. Sest et kui ma olen hea välja, ma tunnen ennast hästi. See, milline ma laval esinedes välja näen, on minu jaoks üks kõige olulisematest asjadest minu stage presence'i osast siis. Ma arvan, et see käib käsi käes, su lauluoskus, su stiil, kõik su presence, kõik see. Kõige naljakam siuke väike nüanss mu lavaliste outfitide osas on see, et mulle üldse ei meeldi kontsakingi kanda. Aga samas mulle räigelt meeldib hästi naiselik välja näha ja siuksed ilusad disainer kleidid ja kõik siuksed asjad. Ja ma olen enda jaoks leidnud selle kombinatsiooni, et panna mingi ilus kleid selga ja panna mingid mega epikud Nike'd jalga. Ma arvan, et see, mis järgmise 5 aasta jooksul toimuma hakkab, on see, et inimesed muutuvad eriti Eestis aina rohkem vabamaks. Ja just eriti sellises džässiskenes ja hip-hopi skenes ja popmuusika skenes, seepärast, et praegu see on kõik nii uptight ja inimesed saavad aru, et see ei ole enam see viis, kuidas oma elu elada. Ja et rahvale meeldib ka muusika, mis on suvaline, mis on hea kvaliteediga, aga suvaline, et sa ei mõtle üle ja et sellest artistina teed seda, mis sulle meeldib ja ma arvan, et me hakkame seda aina rohkem nägema Eesti artistides ka järgmise 5 aasta jooksul.